Tere päevast ja aitäh, et olete täna meiega või veel liitumas. Mul on hea meel avada veebiseminar Lähisuhtevälla varjatud mustrid. See seminar on osa Arenguseire Keskuse selleaastasest suunast, kus vaatame lähisuhtevälla teemat pikemas 10, 15, 20 aasta perspektiivis. Küsimus on just selles, millised tegurid kujundavad suhteid, usaldust, abiotsimise mustreid ning kuidas need võivad ajas muutuda. Ausalt öeldes, olles selle teemaga nüüd 2 kuud tegelenud, juba esimesed 2 kuud on seda suunda käivitades näidanud, et see on ilmselt kõige keerulisem ja raskem teema, millega me oleme Arenguseires seni tegelenud. Seda siis nii empiiriliste andmete vaates kui ka ühiskondlikult. Alustame ühest põhimõttest. Lähisuhtevägivald ei ole paratamatu ega eraelu piiridesse jääv nähtus, on inimõiguste, turvalisuse ja rahva tervise küsimus. Seega, selle mõju ei piirdu ainult otseste osapooltega. Mõni aasta tagasi avaldatud uuring näitas, et Eestis kogeb elu jooksul lähisuhtevägivalda ligi 40% naistest ja 1/3 meestest. Nende taga on väga konkreetsed inimesed ja lood. Teadlikkus vägivallast ja abiotsimise võimalustest on samal ajal kõrgem kui kunagi varem. Ometi näeme ametlikes andmetes langustrendi politseile teatatud juhtumite osas. Samal ajal kui paljude ekspertide vaade vägivalla vähenemist ei kinnita. Ametlik statistika mõõdab süsteemi jõudnud juhtumeid, mitte vägivalla tegelikku ulatust. Küsimus on ka selles, et mida need andmed meile tegelikult näitavad ja millised muutused võivad jääda ametlikust vaateväljast välja. Arenguseires me otsimegi muutuseid, trende, tärkavaid signaale või siis see tähendab märke, et neile juba varakult jälile saada. Ja Arenguseire vaates tekib siit mitu küsimust. Kas muutumas on vägivalla levik või mil moel on muutunud vägivalla vormid? Kuidas on muutunud abi otsimise teekonnad? Et just nende küsimuste paremaks mõistmiseks oleme Arenguseire Keskuses juba alustanud mitme teemaga. Tänaseks on juba käivitunud uuring, kus vaatame inimeste usaldust institutsioonide vastu, olukorras, kus kogetakse erinevat tüüpi lähisuhtevägivalda. Samuti analüüsime lähisuhtevägivallaga seotud ühiskondlikke kulusid, mitte siis ainult otseseid kulusid mõnele süsteemile, näiteks politseile, kohtule või tervishoiule. Aga vaatame ka pikemaalist mõju tervisele, tööoludele või perede heaolule. Peagi, loodetavasti ilmselt juba järgmisel nädalal algab uuring, mis kaardistab abi otsimise tegelikke trajektoore. Seda, milline on olnud näiteks digikultuuri mõju nendele abi otsimise viisidele või seda, millistes punktides inimesed üldse süsteemi jõuavad või kust sealt kõrvale jäävad, siis kus on need pimekohad. Sellised küsimused aitavad paremini mõista ka seda, kuidas lähisuhtevägivalla mustrid ajas muutuvad. Ju teame, et füüsilise vägivalla kõrval on üha nähtavam psühholoogiline mõjutamine, digitaalne kontroll, majanduslik survestamine. Need võivad olla varjatumad ja raskemini tõendatavad, kuid kindlasti mitte väiksema mõjuga. Samal ajal muutub ühiskondlik kontekst, digikeskkonnad, sotsiaalne ebakindlus, noorte meeste radikaliseerumine, suhtlusnormid. Need kõik võivad mõjutada seda, kuidas inimesed oma olukorda tõlgendavad ja kas nad pöörduvad ametliku abi poole või mitte. Eesmärk ei olegi anda kiireid hinnanguid, vaid mõista paremini trende ja võimalikke tuleviku stsenaariume. Me räägime sellest, mitte tingimata sellest, mis toimub täna, vaid millist ühiskonda me kujundame järgmise 10 jooksul ja millise koormuse me jätame peredele ja süsteemidele, kui me neid mustreid ei mõista. Täna keskendume veel ka küsimusele, et kas Eestis pööratakse piisavalt tähelepanu vägivalla toimepanijatele. Ohvri kaitse ja toetamine on esmane, kuid kui me ei tegele ka toimepanijate käitumismustritega, jääb osa probleemist paratamatult kõrvale. Seda kõike rääkides loomulikult tuleb suur osa teadmisest lähisuhtevägivalla kohta just praktikute kogemustest. Need inimesed, kes töötavad igapäevaselt ohvrite ja peredega seal nii-öelda põllul. Tänane arutelu keskendub pigem sellele, kuidas süsteem ja poliitikad nende kogemustega kokku hakuvad. Tänase seminari avab president Kaljulaidi fondi tegevjuht Taavi Linnamäe ettekandega, kas väheneb vägivald või väheneb sellest teatamine. Seejärel saavad sõna, kommenteerivad teemat ja annavad oma vaate PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo arendusekspert Martin Kretsmann, naiste tugi- ja teabekesktuse tegevjuht Pille Sopp-Pagan, õigusliku ja juriidilise poolega toetab loodetavasti Justiits- ja Digiministeeriumi arendus- ja kriminaalstatistika talitluse nõunik Andra Reinomägi ning sõna saab loomulikult ka Riigikogu liige ja lähisuhtevägivalla ning naistevastase vägivalla lõpetamise toetusrühma esimees Timo Suslov.
Korralduslikult. Tänane seminar kestab 1 tund 45 minutit. Palun esitage küsimusi, esitage neid palju. Selle jaoks on olemas all ribal Q ja nupp Zoomi kuuaknas siis. Püüame neile vastata pärast ettekandeid, niimoodi 1-2 tükki, aga arutelu lõpus võtame ka need ka oluliselt rohkem ette, kui kõik tänased esinejad on korraks sõna saanud. Aitäh! Annan sõna edasi Taavi Linnamäele. Nii, tere ka minu poolt ja aitäh Kaupole ja Arenguseire Keskusele selle teema enda südameasjaks võtmise eest ja selle webinari sisse juhatamise eest. Pean tunnistama, et olen elus küll päris paljudel webinaridel käinud, aga selliseid, kus kuulajaid oleks 210 kohal, satub eluteel üsna harva, nii et küllap seegi näitab, et see teema läheb tegelikult korda ja on meie ühiskonnas oluline teema. Minu ülesanne on siis natukene lihtsalt avada veel kord, Kaupo juba põgusalt viskas sisse siia teemasse, aga avada seda numbrite maailma ja natukene ka neid probleemipüstitusi võib-olla, mida meie president Kaljulaidi fondiga näeme. Et taustaks siis nii palju, ma ei tea, kui paljud teavad, mis asi on president Kaljulaidi fond, aga me oleme MTÜ, kelle üks fookussuundasid on lähisuhtevägivalla temaatika ja meil on seal erinevaid programme ja algatusi. Tegeleme tööandjatega, tegeleme ühiskondliku debati vedamisega, noorte harimisega erinevate nurkade alt sel teemal. Nii et üsna laia portfelliga toimetame ja oleme viimased 4 aastat sel teemal ühiskonnas toimetanud ja otsinud neid kohti, kus siis selline nii-öelda vabakondlik sekkumine või vabakondlik tegevus täiendaks nii seniste väljal tegutsejate kui riigi toimetamist. Aga kui me vaatame natukene veel kord siis numbritesse sisse, et Kaupo juba viitas ka, et paari aasta tagune Statistikaameti suhteuuring tõi minu arust kõige paremini välja selle probleemi ulatuse ja need numbrid on lihtsalt nii massiivsed, et 2 naist 5 ütlevad, et nad on elu jooksul kogenud lähisuhtevägivalda. Iga 3. mees ütleb, et nad on paari suhtes kogenud vägivalda. Ja kui me mõtleme nüüd ükskõik mingisuguse töökollektiivi peale, sõpruskonna peale, linna peale, korteri trepikoja peale ja paneme need numbrid sinna peale, siis me saame aru, et see puudutab ühel või teisel moel igaühte neist. Need numbrid on nii uskumatud, et väga paljud arukad inimesed on tulnud ka rääkima, et kuulge, et see kõik on väga oluline, aga et need numbrid on ju nii suured, et kui see nüüd vastaks tõele, siis oleks see vägivald ju igal pool meie ümber, meie ühiskonnas. Ja paraku, olles nüüd ka mitu aastat selle valdkonnaga tegelenud, siis paraku täpselt nii ongi. Et me ei näe seda tihti, aga see ulatus on täpselt selline, et vähe on neid, kes kuidagi ei ole kokku puutunud, kas siis ise ohvrina, ka toimepanijana, ka, ma ei tea, naabrina, sugulasena, töökaaslasena, mis iganes. Kui me vaatame natukene nende protsentide taha, et siis me näeme, et laias laastus circa 10 000 lähisuhtevägivalla teadet näiteks sai politsei eelmisel aastal. Taandades selle nüüd ära, eks ju, jagades 365-ga ja 24-ga, siis me näeme, et iga tund kuskil kutsutakse või pöördutakse politsei poole, otsitakse abi, et saada kaitset mingisuguse vägivalla eest, mida paneb toime inimene, kes peaks olema võib-olla kõige lähemal. Ja teistpidi, kui me vaatame erinevaid uuringuid või teaduskirjandust, siis selle üle võib natukene nagu diskuteerida, aga niisugune levinum arusaamine on, et umbes võib-olla iga 7.–8. vägivalla episood või juhtum jõuab üldse mingisuguse teavitamiseni või mingisuguse pöördumiseni või mingisuguse registreerimiseni. Et kui me veel selle siis korrutame läbi, siis me näeme, et tegelikult iga mõne minuti tagant võib-olla on Eestis keegi kuskil
väga hädas. Ja seda on ikkagi päris palju. Politsei teab, et eriti palju on seda nädalavahetuseti, riigipühati, kui meie rõõmustame, paljud rõõmustavad, et jõulud langevad nädala sisse niimoodi, et on nädalavahetus ja siis jõulud ette või järgi, saame 5 vaba päeva, siis paljude jaoks tähendab see 5 päeva põrgut. Ja noh, eraldi dimensioon on siin veel see, et väga sageli on seal kõrval lapsed. Väga sageli on lapsed ohvrid, väga sageli nad võib-olla otseselt ise, ma ei tea, pihta ei saa, aga on selle pealtnägijad. See kujundab neid, see mõjutab neid ja seda teab teadus, et need mustrid on põlvkondadeülesed, et kui me räägime sellest, kuidas vähendada lähisuhtevägivalda, siis kindlasti on nende põlvkondade üleste mustrite katkestamine üks väga oluline väljakutse. Ja võime veel neid numbreid tuua, et lihtsalt näidata natukene seda mõju meie ühiskonnale, et see ei ole ainult nagu 2 inimese kuidagi nagu või 3 inimese või 5 inimese või perekonna siseasi, et noh, sellel on tegelikult tugevad ühiskondlikud mõõtmed. Siin on välja arvutatud ühte ja teistpidi, aga õnneks nüüd Arenguseire Keskus võtab sellega veel eraldi fookusesse, et nii-öelda täpselt Eesti andmete pealt välja arvutada, et mis selle ühiskondlik mõju ja mõõde on. Aga noh, me ise küsisime president Kaljulaidi fondist näiteks ka inimeste käest uuringuga, et kuidas see nende tööelu mõjutanud on. Ja noh, kui iga 5. inimene umbes ütles, et see on tööelu mõjutanud, siis noh, me teame, et ka 5% inimestest näiteks on pidanud töölt puuduma lähisuhtevägivalla tõttu. Ja noh, me võime mõelda, et isegi kui nad ei puudu töölt, siis kui palju suudab inimene endast töös anda või kuidas tööl olla, kui tal on näiteks aktiivsed lähisuhtevägivalla kaasused parasjagu pooleli. Vot. Ja kui me võtame selle pildi ette ja teame enam-vähem seda, kui palju seda vägivalda meie ümber on, siis kõigepealt, kui vaadata natukene helgemat külge, siis on näha, et kindlasti meie ühiskonnas on hakatud 10 aasta jooksul sellest väga palju rohkem rääkima. Inimeste teadlikkus on väga palju suurem kui 10 aastat tagasi. Ma ei hakka ükshaaval siit läbi käima, see on üks varasem uuring, mis lihtsalt näitab, et noh, inimesed oluliselt paremini tunnevad ära lähisuhtevägivalla erinevaid ilminguid, et alati on lihtsam ära tunda füüsilist vägivalda, seksuaalset vägivalda. Keerulisem on panna näppu peale, kus kohas on majanduslik vägivald, kus kohas on vaimne vägivald, kus kohas on, ma ei tea, sõpradest või tuttavatest isoleerimine ja kus läheb selline suur embus üle surnuks kasutamiseks, piltlikult öeldes. Aga inimesed igal juhul oskavad seda väga palju paremini täna ära tunda kui 10 aastat tagasi ja ma arvan, et sellise ühiskondlikul arutelul on sellel olnud suur roll. Ja teiselt poolt, kui me räägime ekspertidega, kui me räägime inimestega, kes iga päev toimetavad selles valdkonnas, on need riigiametnikud, on need naiste tugikeskuse inimesed, on need psühholoogid, arstid, naistearstid, mis iganes ämmaemandad, siis ma ei ole kohanud veel kedagi, kes ütleks, et tegelikult vägivalda meie suhetes, meie lähisuhetes, meie paarisuhetes on vähemaks jäänud. Et selles on üsna üksmeelne arvamus, et see vägivalla tase kui selline ei ole tegelikult vähenenud. Ja kui nüüd jõuda selleni, et mis on pildil valesti, siis võttes arvesse, et vägivalda on palju, inimesed teavad sellest järjest rohkem, siis millegipärast järjest vähem sellest antakse teada. Et siin on konkreetselt ühed tulbad politsei statistikaga 2025, siin on küll selles graafikus on mul 10 kuu numbrid, aga 12 kuu numbrid jätkasid seda trendi täpselt samamoodi, et aasta-aastalt viimase 5 aasta jooksul on tegelikult teadete arv vähenenud. Kui me vaatame näiteks kas või ohvriabi, mis on siis see koht, kuhu ju tegelikult nii-öelda, ma usun, et kõik, kes siin tegutsevad sellel väljakul, inimesi suunavad, siis ohvriabi tegeleb väga paljude teemadega ja lähisuhtevägivalla teemaline nõustamine on üks osa sellest, eks ju. Ja seal kriisitelefonil mullu toimus 855 perevägivalla ohvri nõustamist või kui mõtleme tugikeskuste statistika, siis abi sai kokku peaaegu 2000 inimest, majutati 127. Et need on suured numbrid, aga kui me vaatame kogu seda ühiskonda mõjutava probleemi ulatust,
ja vaatame seda trendi näiteks politseiteadete pealt, siis need käärid on millegipärast suured ja need käärid millegipärast kasvavad. Ja seda, miks nad kasvavad, miks inimesed järjest vähem pöörduvad abini, kui nad on järjest rohkem sellest teadlikud, vot seda küsimust ei ole osanud täna keegi ära vastata. Ei ole ka päris selge, olles siin ühe MTÜ-na lihtsalt suhelnud erinevate osapooltega, ei ole olnud ka päris selge, et kelle ülesanne selle vastuse otsimine on. Aga noh, ma loodan, et Arenguseire Keskuse töö nüüd kindlasti toob siia selgust, annab mingisuguseid vastuseid, et miks inimesed kas nad ei leia seda abi, kas nad ei usalda seda abi, kas neil on mingid kogemused selle abiga või mingisugune teadmine, mingisugused hoiakud, et miks olukorras, kus järjest rohkem teatakse, siis järjest vähem pöördutakse. Ja panin siia kirja ka veel kaks olulist probleemi meie vaates tegelikult, kuna see on nii kompleksne probleem, nagu Kaupo ka ütles, et ilmselt kõige nagu keerukam, sest kui seda nagu sibulat hakati järjest nagu kiht kihi haaval lahti koorima, siis sealt avaneb seda maailma järjest nagu rohkem. Ja noh, kuigi ma tõin siin välja natukene erinevaid numbreid, siis noh, üks probleem ja ma ei tea, ilmselt on Kaupo jõudnud natukene samale järeldusele, kuigi me ei ole seda jõudnud väga palju siin omavahel sünkroniseerida. Aga on see, et noh, riigis tegelikult, Eesti riik teeb väga palju sel teemal ja erinevad asutused teevad. Aga noh, tegelikult kokkuvõttes tegelevad igaüks selle lõiguga, millega parasjagu on pandud tegelema või mis on nende nagu fookuses, aga sellist tervikpilti, head kas või statistikat sellest, et kui palju meil neid inimesi siis on, kes on tegelikult hädas, kui palju nendest pöördumisest on korduvad, kas need, kes pöörduvad politseisse, kas need kajastuvad ja suunatakse edasi, kas need kajastuvad ka mingisuguses järgmises kohas, kas ohvriabis, kas need on eraldi, kas need samad inimesed ja nii edasi ja nii edasi. Et tegelikult, kui hakata seda pilti erinevate osapoolte pealt kokku panema, kas või tänaseks ettekandeks valmistudes, siis noh, väga raske oli sellist head tervikpilti saada ja kuni viimase hetkeni ka need numbrid, mis me erinevatelt organisatsioonidelt saime, muutusid, mis ei ole selles mõttes kuidagi nagu etteheide ühelegi inimesele, kes need numbrid saatsid, lihtsalt see kirjeldab seda pilti, et tegelikult me päris hästi ei tea, et midagi teab Siseministeerium, midagi teab politsei, midagi teab Justiitsministeerium prokuratuuriga, Sotsiaalministeerium teab oma lõiku, SKA ja ohvriabi seal all enda asju, tugikeskused teavad enda vaadet ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult noh, samas kui me mõtleme seda, et kõik need baasnumbrid, baasstatistika on tegelikult ju mingisuguste poliitikate ja lahenduste planeerimise aluseks, siis noh, siin on väga suur, ma arvan, arenguruum, et jõuda kuidagi järgmisele tasemele ja osata vastata, kes need inimesed on ja millist abi nad eeskätt vajavad. Ja viimaseks, nii keeruline, kui seda ka öelda ei ole, aga ükskõik kui palju me aitame lähisuhtevägivalla ohvreid, siis see tegelikult ei vähenda vägivalda. See teeb nende ohvrite elu paremaks ja aitab võib-olla nii mõnelgi neist murda välja sellest mustrist, aga olemuslikult ühiskonnas vägivalla tase ei vähene. Ja selleks, et see väheneb, peame hakkama süsteemselt tegelema nende inimestega, kes käituvad vägivaldselt, kelle käitumises on mingisuguseid mustreid rohkem ja vähem. Seal on väga erinevad põhjused, seal on väga keeruline inimpsühholoogia, mingisugused mustrid, põlvkondade ülesed kaasa tulnud sotsiaalsed oskused, mis iganes. Aga me peame sellega tegelema, et kui me ütleme, et 40% naistest ja 33% meestest on lähisuhtevägivalla all kannatanud, siis sama palju enam-vähem võib eeldada, on inimesi, kes on seda teiste kallal toime pannud. Ja täna on küll olemas riigis ka vägivallast loobumise teenus, aga noh, sinna peamiselt selle teenuse taga olevad inimesed teavad, eks ju, suunatakse inimesi prokuratuuri nõudel ja noh, nii-öelda osana karistusest, aga ja selles osales 400 midagi inimest eelmisel aastal, aga kui me vaatame nii-öelda neid kogunumbreid ühiskonnas, siis me peame märksa rohkem ja tõsisemalt tegelema sellega, et noh, aidata neid, kes tahavad muutuda, mõelda, mida teha nendega, kes ei taha muutuda ja kuidas neid mustreid katkestada ja suunata teisele rajale. Et see on hästi keeruline diskussioon, sest et tahaks alati öelda väga halvasti kõigile, kes teevad inetuid asju, aga lihtsalt kuna need numbrid on nii suured, siis see ei ole lahendus, et lahendused peavad olema
ka väga palju suuremad ja väga palju keerukamad. Vot, aga sellega aitäh minu poolt ja annan sõna edasi. aitäh, Taavi. Ma võib-olla ühe küsimuse küsin enne, kui me anname sõna edasi Martinile. Lähisuhtevägivald ja uurinud Landi Bancroft on üsna skeptiline selle suhtes, et vägivallatsejate muutumise suhtes ilma tugeva vastutuse ja pikaajalise tööta. Kui realistlik on meil tegelikult oodata käitumise muutust vägivalla toimepanijatelt, et kas meie tänased programmid, sa ühele viitasid, et kas nad on üldse disainitud selliselt, et päriselt muuta mõtteviisi või on pigem selleks, et lihtsalt riski hallata? No meil täna on olemas laias laastus üks teenus, eks ju, nii-öelda riigi poolt pakutuna. Ma arvan, et me peamegi disainima väga palju rohkem, väga palju erinevaid programme, erinevaid lähenemisi, erinevaid algatusi. Noh, miks ma usun sellesse, et see tegelikult on võimalik, on see, et kas või me siin enda fondiga, näiteks tööandjate algatuses, kus meie liit näiteks on tulnud väga mitmed suured Eesti tööandjad, oleme hakanud läbi viima koolitusi, teadlikkuse tõstmise, mingisuguseid seminare, üritusi, arutelusid ja hakanud pihta enamasti juhtkonnast ja nii-öelda keskastme poole pealt. Ja juba seal me näeme, et kui õnnestub luua niisuguse koolitelu ja arutelu käigus turvaline ruum ja inimestega koos nagu arutada neid asju, seda ka teadlikkust tõsta, et mis asi üldse on vägivald. Sest et noh, nagu ma ütlesin, hästi lihtne on öelda, et füüsiline vägivald, et selge, kui noh, nii-öelda keegi kedagi lööb, noh, on vägivald. Okei, aga kui lööb lahtise käega, noh, ma arvan, et umbes sama palju ütleb. No kui ähvardab lüüa, kui ta mõtleb, et teine ähvardab teda lüüa, eks ju. Vaata, sealt kuskilt juba läheb see piir nagu, et see tegelikult ei ole nii, et noh, et meil on kõik inimesed, kes peksavad üksteist. On ka neid väga palju, aga see vägivald on väga palju mitmetahulisem. Ja kus ma alustan, see, et kui luua, meie kogemus näitab, et kui luua see turvaline ruum, kus inimesed hakkavad selle peale mõtlema, siis inimesed avanevad ja selgub, et noh, meie ümber on väga palju inimesi, kes ka ise võib-olla ei olegi varem mõelnud, et nende käitumises on mingisuguseid ilminguid, mida teised inimesed tajuvad vägivaldsena, mis on teiste jaoks kuidagi ähvardavad või muul moel nende, ma ei tea, vabadust või isikut piiravad. Et meie kogemus näitab, et tegelikult inimesed on valmis mõtlema, seda endale teadvustama ja väga paljudel juhtudel nad seda ei ole kunagi varem teinud. Ja see annab nagu usku ja lootust, et tegelikult saab sellega ühiskonnas tegeleda küll, lihtsalt sellega, noh, see peab olema teadlik nagu lähenemine, et me võtame selle fookusesse, sest jah, noh, ühtepidi saabki öelda, aga ega nad ei muutu ja paljud ei muutugi. Aga lihtsalt, kuna see probleemi ulatus on nii suur, siis meil ei ole nagu teist varianti väga. Väga hea, loodame, et ka teised esinejad puudutavad seda küsimust. Enne Martinit veel julgustan kõiki kuulajaid jätkuvalt vajutama seda Q ja nuppal. Teie küsimused jõuavad esinejatele, saame vastata, kui nad tulevad. Ja enne Martinit veel meie panelistidele väike kätte küsimus, et kas keegi siit paneelist arvab, et lähisuhtevägivald Eestis ka tegelikult väheneb, kui numbrid seda näitavad? Ei, selge. Selle peale numbrid näitavad seda, et teavitamine ja abi otsimine väheneb. Martin, palun, sõna sulle. Aitäh. Tere, mina siis Martin Reitsmann Politsei- ja Piirivalveametist. Et Taavi juba väga ilusti juhatas sisse selle numbrite teema kõik. Lihtsalt võib-olla natuke jätkan sealt, et kui me räägime, et 9500 juhtumit siis lähisuhtevägivalla teemal, siis nendest 70% on siis sellised juhtumid, kus meie vaates kuriteo koosseisu ei ole. Ehk siis 30% on siis need, kus meil on võimalik sekkuda mingisuguste meetmetega, lahendada seda kriminaalmenetluse käigus. Ja see on ka nüüd hästi oluline erinevus, et kui me räägime siis sellisest füüsilisest vägivallast ja sellest kõigest, mida on lihtne tuvastada või siis see ülejäänud 70%, mis on väga keeruline ja millel otseselt ei ole ka nagu lahendust võimalik leida. Politsei vaatas natukene ka seda, et politsei on siis esmareageerija, et meile tehakse see väljakutse, politseipatrull läheb otse sündmuskohale ja pahatihti see olukord sündmuskohal on keeruline üldse aru saada, mis seal toimub, kes on millises rollis. Et kõik see on nagu see, millega politsei peab toime tulema, et leida see juhtumi lahenduse õige sekkumine juba seal, et ei toimuks taasohvristamist
ja vaadatakse, kuidas seda juhtumit üldse edasi saab lahendada. Sealt edasi, kui on kriminaalmenetlus, siis meil on menetluslikud toimingud võimalik teha ja sealt kogume tõendid, mis edasi läheb prokuratuuri ja kohtusse, millest kõigest siis sõltub see otsus, mis selle vägivallatsejaga üldse edasi saab. Et nagu siin eelnevalt räägiti, ka see vägivallatsejaga tegelemine minu vaates ka meil riigina on praegu kõige nõrgem koht, et see, et me ohvritega tegeleme juba väga hästi, valdkonnad üleselt koostöö toimib, meil on võrgustikutöö mudelid ja kõik see on, ütleme siis juba töötab hästi, aga vägivallatseja vaates me ei ole veel sinna jõudnud. Meil ei ole niisugust ühtset juhtumi korraldajat ja tegelikult meil ei ole ka peale selle ühe teenuse ühtegi head lahendust, kuidas üldse peaks tegelema vägivallatsejaga. Et ühelt poolt me vaatame vägivallatsejad, kellel on, ütleme siis sotsiaalsete oskuste probleemid või mis iganes taust. Teiselt poolt näiteks Ameerika praktikas ja mujal juba välja kujunenud see, et see on justkui sõltuvus. Et tegelikult seda peaks osalt vaatama kui sõltuvusprobleemi ja see vajab ka sarnast siis tegutsemist, toetamist ja lahendust, et vastavate tugigruppide ja kõige selle näol, mida meil paraku Eestis veel ei ole. Et nagu eelnevalt siis välja toodi, tegemist on väga suure probleemiga, teadlikkus on tõusmas, me julgeme sellest rääkida ja võib-olla see üks küsimus, mis seal lõpus ka oli, et miks need pöördumised asjad vähenevad, ongi just see, et see teadmine on tõusmas ja võib-olla ka inimeste usk, et nad tulevad siis ise toime sellega, kui nad ju teavad, et nad selles olukorras on, mõtlevad, et saavad ise lahenduse leida, et see on ka üks riskikoht, mis seal taga võib olla. Ja toimepanijate vaates, millega me tegeleme, on see, et eks ju isegi kui juhtumid on languses, siis 22% ikkagi on korduvtoimepanijate protsent stabiilselt. See ei lange. Tähendab seda, et kui me tegeleme ohvritega hästi, nemad saavad tuge, aga toimepanijate vaates isegi kui nad jätkavad samas suhtes, eks ju see vägivald kordub või kui nad jäävad uude suhtesse, samamoodi sealt tulevad uued ohvrid lihtsalt ja see vägivald kordub. Et see on niisugune asi, millega tuleb tõsisemalt rohkem tegelema hakata. Ja see ongi see, et ega inimene ise üldjuhul seda ei teadvusta, et ta seda abi vajab. Ja praegu meil on kõik niisugune vabatahtlikkuse baasil. Et see ikkagi eeldab siis inimese poolt mõistmist, et ta tahaks oma käitumist muuta ise. Kui seda ei ole, siis on see väga keeruline. Ja see kõik muster nii-öelda kordub uuesti kas siis samas või uues suhtes. Aitäh sulle, Martin. Ma vaatasin PPA kodulehtedena uudiste hulka, et seal on regulaarselt politseis registreeritud sündmused kirjas. Selle nädalavahetuse kohta lähisuhte vägivalla teateid oli 150. Seal on siis näiteks 1. märtsil teatati, et Jõelähtme vallas ründas 43-aastane naine oma elukaaslast ja lapsi. Juhtumi täpsemad asjaolud selgitamisel. 24-aastane mees lõi ema laste juuresolekul abikaasat, kiirabi toimetas kannatanu haiglasse ja niimoodi edasi. Et kõik, mis seal on füüsilise vägivalla juhtumid, kehalised väärkohtlemised. Et ma paluksin sul avada nii palju, kui sa saad, nii palju, kui see võimalik on. Et mida on PPA teinud teiste vägivallaliikide tuvastamiseks, tabamiseks? Nii palju, kui sa saad rääkida. Ja, et see ongi nüüd see olukord, seal väljakutse tuleb, siis tegelikult me ei tea, kas seal on tegemist ainult vaimse vägivallaga või füüsilise vägivallaga, mis liiki vägivalla, eks ju. Et see on siis esmareageerija ülesanne nii-öelda välja selgitada nii palju kui võimalik seal info põhjal, mis siis talle avaneb ja pahatihti seal olukorras see info ei ole piisav või ütleme, et inimesed ei soovi seda avaldada kohe. Et sellest sõltub juba iseenesest väga palju ja meie asutusena oleme ka koolitamas oma inimesi ja teadlikkust tõstmas, et lisaks, mis toetaks nagu siis seda vägivallamustri mõistmist seal sündmuskohal. Ja kui vaadata seda konkreetset juhtumit, ütleme, et siis esmareageerija sündmuskohal tuvastab selle info ära, mis ta suuteline on ja lahendama selle olukorra nii, nagu on sellel hetkel vajalik. Aga siis edasi tegelevad kas piirkonnapolitseinikud või uurijad, kes siis selgitavad juba täpsemalt välja, et kas ja mis liiki vägivallaga seal tegemist oli. Aga see on ilmselge, et 70% siis juhtumitest puudub nii-öelda koosseis, kus siis politsei saab sekkuda teiste meetmetega üldse. Ja see ongi see vaimne vägivald, majanduslik vägivald, kõik see, mis on see varjatud.
küsin ühe kuulaja küsimuse. Muide ka kõikidele teistele osalejatele, et ka teie saate vastata kirjalikult meile tulnud küsimusi. Peaks olema siis kas type answer või answer live, et tundke ennast vabalt. Aga Martinile, et perevägivald on kompleksne nähtus. Keskenduda tuleks kriisi sattunud perekondadele. Kes peaks neid märkama? Märkama peame me kõik, et see on selge, et kes vähegi adub, et midagi on valesti, siis tuleb teavitada, olgu see siis kas teavitada ohvriabi, politseid, sinna kuhu parasjagu õige tundub, sõltuvalt olukorrast, kuna need ongi komplekssed teemad, alati ei pruugi seda füüsilist vägivalda üldse näha olla või teada olla, aga teavitada tuleb kindlasti, et sealt kadus info liigub ja inimesed saavad seda võimalikku abi, mis me pakkuda on. Võib-olla üks küsimus veel, et kas politseitöötajatele, kes reageerivad koduvägivalla väljakutsetele, pakutakse ka psühholoogiaalaseid koolitusi? Näiteks, et paremini ära tunda võimalikke manipuleerimismustreid või olukordi, kus toimepanija võib püüda end ohvrina esitleda? Konkreetselt psühholoogiaalaseid koolitusi ei pakuta, sest et nagu ma räägin, see olukord seal on hästi keeruline ja kui me räägime üldse niisuguse olukorra äratundmisest, siis meie ka kohtueksperdid ütlevad, et selleks on vaja umbes 2 kuud ja kogu inimese taustainfot teada, et hinnata seda selle juhtumi lahendamisel on väga keeruline ja see info, mis sealt tuleb, on minimaalne. Et selle põhjal me toetame lähisuhtevägivalla koolitustega oma inimesi ja niisugused üldisemad suhtluskoolitused ja need on ka muidugi toeks. Küsimus sinule ilmselt, kui ma küsin seda ka järgnevatelt, aga et kui enamasti kuriteokoosseis puudub, kas siit järeldub, et vajaksime eraldi lähisuhtevägivalla seadust? See on niisugune huvitav küsimus, et kas eraldi lähisuhtevägivalla seadust või vaadata üle, et kuidas me riigina tõlgendame seda lähisuhtevägivalda üldse, et milline osa sellest on siis karistatav osa, milline ei ole, millisega me kuidas tegelema peame. Et kas eraldi seadust või muuta näiteks praegu olemasolevat, on ju, et pigem vaadates seda, kuidas me oleme arenenud ja kui me räägime siin näiteks praegu viibimiskeelu muutmisest taustal, et siis pikendada see 12 tunnid 72 tunnile, siis eraldi seaduse loomine ilmselt ei oleks Eesti mõttes praegu teema. Selge. Aitäh sulle praegu. Tuleme hiljem tagasi paneelis või siis avatumas arutelus. Et järgmisena on meil Pille. Pille, sa lubasid hästi avatud olla, nii et palun sõna sulle. Jaa, tervist ja sarnaselt Taaviga, et mul on au olla nii suure auditooriumi ees. Et esmalt vastus sinu eelnevale küsimusele. Kõik, kes riigiametites vähegi on olnud ja minuga rääkinud, teavad, et mina ütlen jaa, perevägivalla seadust on väga vaja. Perevägivalla seadus on vastu võetud neis riikides, milles kõigis on karistusseadustikus need punktid olemas, millega võiks teoreetiliselt või millega Eestis siis kohut peetakse, aga meie leiame, et see on hädavajalik, et asjad oleks kompleksselt koos, pluss et selle keskel ja selle nagu südameks oleks sama sundiv kontroll, mida praegu, mis on vaimne vägivald, mida praegu keegi tegelikult väga hallata ei saa. Ja jah, Martin, ma tean, et meil on samamoodi olnud, et meil on naised saadetud uurija juurest minema, väga tore uurija, kes ütleb, et ma ei saa mitte midagi teha, siin ei ole lihtsalt case'i ja mida ütleb naine, kes on siis keda saadetakse minema sellest kohast, on ju. Ja see on üks põhjus, mille pärast kindlasti see teadete arv väheneb. Samas me ise väga tahaksime, et naiste tugikeskustesse siis tuldaks rohkem, kui ka institutsioonidesse ei juleta tulla, aga meie numbrid on jäänud ikkagi nii palju, kui ma tean, üsna samaks, stabiilselt samaks, meile pöördujate arv. Siis jah, et näiteks politseiga kokkupuutel me naised on saanud hästi erinevaid kogemusi, on olnud nagu ülimalt häid näiteid, kus politsei ka meiega suhtleb, helistab tugikeskusesse ja küsib, et hästi kummaline juhus on, mida me teeme ja siis me arutame ja lõpuks tuleb naine meie juurde ja väga rahul. Aga on ka selliseid, kus tõepoolest, et ma ei tea, astubki naine välja politseimajast ja kõigepealt ta oksendab natuke sellepärast, et tal on nagu nii suur pingelangus. Aga jah,
et ma olen ise väga rahul sellega, et alates eelmise aasta novembrist on vist küll ainult sotsiaalmeedias, aga on neid lähisuhtevägivalla nädalavahetuse teateid koos pisikeste mõne lühikese kirjeldusega, et seda avaldatakse ja seal on alati all nagu mingid küsimused, et noh, et miks te sellest räägite, et miks te midagi ei tee. Aga siiani ei ole seda ka ju teatatud kunagi. Nii et noh, ka okei, alustame siis Facebookist, kui muud ei ole, aga tegelikult oleks hea, kui ka teistes kanalites saaks seda teavitada, see annab ka vägivallas olijatele selle tunde, et ma ei ole üksi ja et noh, tegelikult ikkagi on päris palju neid hädas olijaid. Aga jah, et ja noh, miks väheneb? Tugi ja vastused venivad. Et kui on mingisugune uurimine pooleli või kui on midagi, mida ootab vägivallast väljunu riigi poolt, siis ta ei saa seda infot. Talle nagu noh, ei anta vastuseid või öeldakse, et ootake, küll on. Teine naistugikeskused, vaatame enda eelarvet, see on ülimalt pingeline. Me teame, et raha ei ole Eesti riigil, ei raha ei ole kuskil kellelgi, aga kui vaadata, kellega või millega me oleme hästi hädas, on näiteks see, et meie naised vajavad eriti tsiviilasjadega toimetades pikaajaliselt juriidilist abi. Sellepärast, et vägivallatsejad on väga hästi selgeks saanud selle, kuidas, et see on jällegi osa vaimsest vägivallast, eks ole, et suhte lõppemise järgi, kuidas vedada vägivalla ohvrit aastaid kohtusse, tsiviilkohtusse. Et meie enda juristid on hea traumateadlikkuse koolituse saanud, kui me ütleme mõnele uuele, kes tahaks tulla meile juristiks, selle palganumbri, mida me oma juristidele tunnis pakume, siis nad ütlevad, et nalja teete või. Et ei, me ei tule, aga noh, õnneks jällegi, et meil on missioonitöö, meil on tarvis nagu olla sisuliselt jah, et poolvabatahtlikult ja õnneks meil neid juriste paar tükki on. Aga ja noh, miks me vajame neid, ongi see, et aeg-ajalt on vaja kohtusaalis ja on võimalik kohtusaalis selgitada pikaajalise vägivalla tagamaid. Kuigi noh, alati kohtunikud ei kuula või ei lase seda öelda ja aeg-ajalt on ka selliseid vastuseid, et siin tegeleme me hooldusõigusega. Vägivalla üle me ei aruta, selleks on teised instantsid. Ja et meil on külas praegu Belgia eksperdid. Eile nad andsid Tallinnas minikonverentsi, minikoolituse ja ma küsisin eile nende käest, et pakkuge, milline hetkel meil viibimiskeeld on, kestus. Ja siis üks, kes on endine politseinik, ütles, et no kui sa niimoodi ütled, et see on siis ikka nagu väga vähe, näiteks 5 päeva. Ma ütlesin, et hetkel 12 tundi ja meil käib tõsine võitlus selle üle, et saada 72 tunni peale, et tõesti. Siis jah, et nad said eile ka vestelda kohalike politseiametnikega, kes meil seal koolitusel olid ja neil olid tagasiside üle ja politseinikega vestlemise üle nagu hästi positiivsed vastused. Et nad nägid, et need, kes meie juures seal eile olid, et nad olid ikkagi entusiastlikud, tahavad muuta, tahavad midagi teha. Aga jah, et sarnane mure oli ka neil, mida nad välja tõid või noh, õietigi need meie politseinikel, et kuidas suurte personali liikumiste ja ülekoormatuse tõttu hoida töötajaid motiveerituna ja tagada neile traumateadliku suhtumise koolitusi, et oleks nagu, ja me teame, et kriisisituatsioonides võib-olla ei ole see piisav, aga et oleks midagigi, et täna on selle reageerimine kinni iga patrulli isiklikus sotsiaalses närvis, mida õnneks paljudel on, aga noh, on ka neid, kellel ei ole. Siis peale hiljutisi traagilisi kogemusi, mitte üht, vaid mitmeid, on tekkinud üldine poliitiline soov muutuste läbiviimiseks. Me oleme selle üle väga rahul. Et ma väga loodan, et see tahe ja see aktiivsus jätkub. Ja noh, nagu ma ka tean, et Timo Suslov ja teised Riigikogu liikmed selle toetusrühma algatusega loodetavasti teevad ka midagi rohkem, jätkavad tegemist. Et me tuletame lihtsalt meelde kõigile ametkondadele, et vabaühendused on väga väärtuslik ressurss. Ja meid ei saa ja meil ei tohiks jätta kõrvale või meile ülevalt alla vaadates öelda, et
meie siin arutame ja analüüsime oma asju ja teile me seda infot anda ei saa, nii et olge tasa. Tugikeskustel on väga tugev teadmus, millega koolitada ja mille edasiandmine oleks ametkondade jaoks väga väärtuslikud. Me ei saa seda alati tasuta teha, sellepärast et meil ei ole projekte, aga samas see kasu investeeringust oleks ülimalt hea. Mujal Euroopas on esmatasandi reageerijate jaoks kohustuslikud koolitused tugikeskuste endi ruumides. Et jah, politseiametnikud tahavad muuta, tahavad ennast kontrollida, et mida ja kas nad teevad, aga et õigussüsteemi harimine tervikuna hästi tähtis ja kaks lõpuasja, et koostöö on erakordselt tähtis nii võrgustikus kui info vahetamine selle kohta, keda me parasjagu aitame. Et me oleme arutanud ja eile me arutasime ka seal konverentsiruumis, et kui palju õiguste riive see on, kui me anname siis meile tuleva ohvri infot omavahel edasi. Ja noh, üks on see, et alati me saame küsida nõusolekut ja vaadata, et see nõusolek oleks ikkagi nagu teadlikult antud. Ja kui anda talle valida, et kas me kasutame tema infot, mida ta annab esimesele, teisele toetajale või ta läheb 17-sse, mida eile belglased ütlesid, erinevasse institutsiooni või suisa 42 erinevasse institutsiooni, mida Pärnu naised on kaardistanud tugikeskuses, siis me oleme üsna kindlad, et nad on pigem valmis andma selle loa, et me saaksime ühiselt leida lahenduse sellele murele, mis on. Ja Taaviga äärmiselt nõus, vägivaldur toa keskele, aga see on kulu, see on väga pikaajaline protsess ja palun ärme teeme seda naistele või vägivalla ohvritele antava abi arvelt. See on ülimalt minimaalne ressurss, millega me toimetame. See on nüüd hetkel minu poolt kõik. Ma loodan, et ma ajast üle läinud. Te olete täna kõik võrratult hästi ajas. Suurepärane. Sa ütlesid, et pöördumiste arv on jäänud enam-vähem samaks. Aga kui sa nüüd võrdled neid pöördumisi ajas, täna kaua sa oled sellega seotud olnud, 5-10 aastat, minevikus. Kas siis, kui jõutakse pöördumiseni, et kas inimesed jõuavad pöördumiseni pigem varem või ikkagi hiljem, et kui vägivald on juba kaua kestnud, et kas seal on mingid muutusi olnud, et kui teadlikkus on tõusnud, kas me näeme, et pöördumised juhtuvad õigemal hetkel või varem ikkagi? Jaa, see on tüli, mille üle meie rõõmustame, et pöördumised, et kui meil algselt, ma hakkasin 2011 tööle tugikeskuse juhina, et kui meil algselt ikkagi tulid sellised väga pikaajalised ja väga karmide kogemustega vägivalla ohvrid meie juurde, siis praegu on olnud ka juhtumeid, kus tegelikult võtab nagu keegi sõbranna ühendust ja ütleb, et kuule, et naabrinaine ütles mulle, et temal on vist midagi valesti, kuidas ma saan siit välja enne, kui midagi nagu päriselt juhtub, et märgid on olemas. Et teadlikkus õnneks tõuseb ja noh, eks sellest ongi see, et mida rohkem sellest räägitakse, seda rohkem teatakse ja kuigi me ei saa anda täna vaimsele vägivallale piisavalt head vastust, siis ka see, et tegelikult on ärakuulajaid, professionaalseid ärakuulajaid nii meil kui ohvriabidest, et see on ka väga tähtis. Et kui mitte midagi muud ei ole, siis me kuulame ära ja me ütleme, et ei, sa ei ole hull ja sul on õigus hakata vaatama, kuidas sealt välja saada. Küsimus on nüüd jah, et kuidas on meil võimalik juriidiliselt välja saada, sest aeg-ajalt ollakse nagu nii seotud, et kõik see hirm on ju hirm lastest ilma jääda, hirm hakkama saamise üle, hirm selle üle, et mind kaevatakse kohtusse, aga igas sellises juhtumis on see, et hakkame otsast pihta, vähemalt oleme me sellest vägivallast väljas ja koos siis aitajate ja toetajatega samm-sammu haaval ikkagi läheb elu paremuse poole. Ja siis, kui veel hetkel ei ole võib-olla kas seadusandlus või siis tööprotseduurid institutsionaalsel tasandil veel piisavalt hästi lahti kirjutatud, aga me oleme optimistid. Seesama hirm, kui teine küsimus sulle, et kui osa vägivallast on ju tegelikult strateegiline või suur osa, et partneri hirmutamine, isoleerimine või kontrollimine eri meetoditel. Et kas politsei või kuivõrd pigem politsei ja õigussüsteemi see tänane sündmuspõhine lähenemine, kui hästi ta üldse näeb seda pikaajalist kontrollmustrit? Ma ütleks, et ei näe.
aga noh, jällegi see jälle sõltub nagu hästi palju selle inimese sotsiaalsest närvist, kes väljakutsele vastab. Et ja noh, sellest ka, et kui no see on nüüd midagi, mida ma ise mõtlen tegelikult, et mis võiks olla põhjendus, miks vaadatakse võib-olla mitte liiga süvitsi sisse, ongi see, et noh, kui on liiga palju tegemist, kui me oleme noh, tõesti 17 või 20 korda käinud selles majas ja midagi ei juhtu, siis noh, siis võetakse nagu enam-vähem selliselt, et noh, jätku nad ometi järgi, mingu nad ometi lahku, aga nad ei näe seda, et ei saa lahku minna, üks pool ei saa minna lahku. Aitäh sulle praegu. Lähme edasi Andraga. Võid ka avada seda, et kas Eestis vajab lähisuhtevägivalla seadust, aga üldiselt sõnavõtt on vaba. Ja tervist, aitäh! Andra Reinomägi olen mina Justiitsministeeriumist kriminaalpoliitika osakonnast ja arenduse kriminaalstatistika talitusest, et seadusloome vaates eraldi seadust meil kavas ei ole. Küll aga kui rääkida sellest seadusloome poolest, siis ees ootab meid Euroopa Liidu perevägivalla, naistevastase vägivalla direktiivi ülevõtmine, mis peab olema järgmiseks aastaks ka Eesti riigil üle võetud. Ja see direktiiv tegelikult sõnastab väga täpselt, mis asi on perevägivald. Et kui meil siin võib-olla on olnud arutelusid selle üle, et kas üks või teine olukord on perevägivald või mitte, et siis selle direktiivi ülevõtmise ettevalmistuse käigus peaks saama lahenduse karistusseadustikus ka perevägivalla mõiste küsimus ja sel moel, et see saaks kooskõlla nii selle direktiiviga kui ka tegelikult Istanbuli konventsiooniga. Et loodetavasti selle käigus saavad lahenduse ka mitmed teised küsimused. Nüüd, kui tänase seminari teema on pöördumiste arv või statistika, siis ma olen tegelikult väga nõus Pillega ja ka Taaviga, et see ühiskondlik debatt sellel teemal on ääretult oluline ja see kasvatab ühiskondlikku teadlikkust, et kui me siin Sotsiaalkindlustusameti uuringutest ka näeme, et inimesed ütlevad, et nad on teadlikumad vägivallast ja nad oskavad seda ära tunda, siis sealt edasi on küsimus sellest, et kuidas siis jõuda ka pöördumisteni, abi otsimise ja abi küsimiseni. Ja siinjuures ma mõtlen seda, et nüüd, kus tänasel päeval tegelikult meedias neid lugusid on ilmunud ja ilmub veel, siis oleks väga hea, kui iga kord ühe või teise säärase loo avaldamisel oleks selle loo lõpus ka need kontaktid, kust abi saab, kuhu pöörduda. Meil on olemas ööpäevaringselt ohvriabi, kriisitelefon 116 006. Meil on olemas palunabi koduleht, kus saab ka chati kaudu abi küsida. Meil on olemas lasteabitelefon. Meil on olemas seksuaalvägivalla kriisiabikeskused. Meil on selliseid abi saamise võimalusi olemas. Et ma mõtlen, et ma ei leia iga kord alati neid abi saamise infonupukesi nende artiklite lõpust või nende kajastuste lõpust. Et ma arvan, et see on oluline, kui me räägime probleemist, et me anname siis ka teada nendest tänastest abi saamise või abi otsimise võimalustest. Ja võib-olla sinna juurde on alati oluline ka anda see mõttemuster juurde, et abi küsimine on märk tugevusest, see ei ole märk nõrkusest. Ja abi soovitamine või abi pakkumine on märk hoolimisest. Perevägivald ei ole perekonna siseasi. Et me jõuame selleni, et pealtnägijatel või kõrvalseisjatel on seejuures väga-väga oluline roll. Et nemad oma märkamiste pinnalt julgustaksid abi otsima või teataksid ise sellest vägivallast, mida nad näevad või ka kuulevad.
et kui on märke sellest, et kellelgi käitumine on muutunud, on hirmunud inimene või on seletamatud vigastused või on kuidagi järsult isoleerunud see inimene, et siis tegelikult võib mõelda, et mis selle taga tegelikult siis olla võiks. Et ühesõnaga üks see, et kui me räägime avalikkusest sellest, siis tegelikult sedasama infot loevad ka kõik tänased kannatanud või ka tuleviku kannatanud, et nende teadlikkus oleks olemas abi saamise võimalustest. Seesama suhteuuring, millele Taavi siin alguses ka viitas, et see näitas ju ka tegelikult mõneti sellist põlvkondlikku erinevust, mida ka tähele panna, et kui meil täna me ütleme, et teadlikkus on paranenud, siis seal tegelikult sellest uuringust joonistus välja ka selline põlvkondlik vahe või erinevus, kus siis nooremad ütlesid, et nad on rohkem vägivalda kogenud, kui vanemas eas inimesed ütlesid sedasama. Ehk et ma arvan, et siin tuleb ka seda proportsiooni tähele panna. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et kui ma vaatan meie statistikat selles osas, mis puudutab registreeritud kuritegevust ja no me teame, nii nagu me ka ütlesime, et see on üks pool medalist ja kui me võib-olla ühiskondlikku olukorda tahame teada, siis tegelikult me just vaatamegi erinevaid uuringuid ja tugineme nendele, et sealt joonistuvad need kogemuse mustrid selgemini välja. Et siis sealt tulevad meile hoopis teistsugused suurused või teistsugused numbrid välja. Ja kui vaadata seda suhteuuringu küsitlust selles valguses, et mis liiki vägivalda on kogetud, siis sealt selgub väga selgelt, et vastajad ütlevad, et kõige rohkem kogetakse vaimset vägivalda, siis füüsilist ja siis seksuaalset vägivalda. Et siinkohal ongi oluline see, et tegelikult need erinevad vägivallaliigid joonistuksid meilt ka andmetest paremini välja, sest tegelikult direktiiv ütleb väga selgelt, et kõik füüsilist, seksuaalset, psühholoogilist või majanduslikku laadi vägivallateod on need, mis peaks olema karistatavad. Ja jõudes siit nüüd andmete teemani, siis tegelikult on registriandmed ju suurepärane materjal, kui need registriandmed on head ja kasutatavad ja kui nad on ka nii-öelda analüüsitavad ja liigutatavad. Et tegelikult täna võiks öelda, et siin on meil riigis arenguruumi. Et jah, meil info liigub ametkondade vahel, kuid tegelikult selleks, et registriandmete pealt poliitika kujundamist ette võtta ja teha, oleks meil vaja siiski palju paremaid andmeid nii toimepanijate kui ka kannatanute kohta. Ja seda nii-öelda menetluse elukaare üleselt, et alustades registreerimisest ja lõpetades siis abistamise ja toetamisega või siis kuni karistusteni välja. Kuid selge on see, et ega karistus iseenesest vägivalda ei lõpeta. Et siin on väga oluline mõelda just sellele, et mida teha selleks, et see vägivald kas lõpeks või siis see vägivalla ring läbi murda. Ja siinkohal ma jõuan oma mõttega lasteni, kes on sageli sellesama lähisuhte või perevägivalla keskmes, selle läheduses või suisa kannatanud. Et teadupärast lastekaitseseadus kohustab ju igat ühte, kes on teadlik abivajavast lapsest või hädaohus olevast lapsest, sellest teada andma. Ja paraku tihtipeale ongi nii, et mingid märgid sellest vägivallast ilmnevad just laste kaudu või lapsed proovivad sellest märku anda. Et kui me räägime lastest, siis tegelikult on väga oluline tähele panna seda, mida lapsed usaldavad, sest lastel on väga raske oma lähedastest rääkida ja enda vägivalla kogemusest rääkida, kui see puudutab nende pereliikmeid või neid lähedasi inimesi.
aga laste turvalisus on tegelikult täiskasvanute vastutus. Ja siinkohal on kõikidel ühiskonnaliikmetel roll, kes laste ümber on. Et see on oluline ja kui laps elab vägivaldses keskkonnas, ta näeb seda eeskuju vanemate pealt, ta kogeb seda hirmu või on ta ise selle vägivalla ohver, siis tegelikult on väga oluline, et nii-öelda vägivallatseja kõrval või kannatanu kõrval märgataks ka seda last, kes on seal lähedal olnud ja kes võib-olla otseselt pihta ei ole saanud, kuid vaimselt on ta tegelikult samamoodi ohver ja kannatanu. Et anda talle tagasi see turvaline arengukeskkond ja tegelikult hoida ära ka see, et temast endast tulevikus võiks kujuneda vägivalla toimepanija. Et on ju uuringud väga selgelt näidanud, et sellises keskkonnas kasvanud lapsed, neil on ka endal suurem oht kas siis langeda ohvriks või ka ise olla toimepanija, mõlemat pidi. Nii et ma ütleksin, et selline nagu teatamise, märkamise roll on selle vägivalla ringi murdmisel väga oluline. Ja võib-olla ma siinkohal, võib-olla seda ma veel rõhutaksin tegelikult, et me räägime ja ka numbrid ju näitavad, et naised on valdavalt need, kes on lähisuhtevägivalla ohvrid. Aga tegelikult ei tohi ära unustada, et ka mehed on lähisuhtevägivalla ohvrid ja võib-olla meestel on ka keerulisem sellest teada anda ja abi otsida. Et ka selle peale peaks mõtlema, et ka mehed saaksid abi. Ja võib-olla nagu, mis ma ütleksin oma selle jutu kokkuvõtteks, oleks see, et kui me mõtleme ühiskonnas toimuvatele muutustele praegu, et siis selge, et tehnoloogia tuleb meie ellu, ta tuleb nii hea kui halvaga, ta mõjutab kindlasti ka seda, mis laadi vägivalda toime pannakse. Aga meie ümber on ka muid arenguid, on majanduslikku kitsikust, on ebakindlust, on ärevust, et kuidas siis selliste tunnetega, selliste teemadega toime tulla. Et tegelikult seesama abi otsimine, et Pille ütles, et jõutakse juba varem, seda on hea teada, aga tegelikult küsimus läheks nagu veelgi kaugemal, et kuivõrd on meil tegelikult see vaimse tervise abi kättesaadav, et kui meil on mured, et kas me leiame abi, et nii laste kui täiskasvanute puhul, et me ei lahendaks vägivallaga neid pinged, vaid tegelikult need pinged saaksid leevendatud juba varem, enne kui vägivald ilmneb. Aitäh! Suur tänu! Ma mõtlengi, sul on võib-olla üks lühike küsimus, et korra üle käia, kui kaugel on need karistusseadustiku muudatused, mis muudavad karistatavaks majandusliku ja vaimse vägivalla? Need on meil praegu töös, ütleme nii, et see eelnõu on ette valmistatud. VTK on ära olnud ja praegu on see eelnõu ettevalmistamise järgus. Mis see ajalises perspektiivis tähendab neile, kes ei ole VTK-dega kursis? Ja see peaks nüüd sellel aastal ikkagi jõudma. Ma usun, et see on lähima paari kuu küsimus. Selge. Siis üks natuke unistav küsimus. Ma küsin selle ära ja siis ma annan Pillele korraks sõna. Et kui me disainiksime täna, kuna ma viitasin sulle kui õigussüsteemi tundvat inimesed, et kui me disainiksime täna selle süsteemi nullist, mis siis peaks lähisuhtevägivalla trendi jälgima või sellega kaasas käima dünaamikaga, et kas see näeks välja tänase õigussüsteemi sarnane või hoopis täiesti teistsugune? Kuniks sa mõtled, siis Pille, sa võid. Sul on vist käsi püsti. Ja mul on käsi püsti, et ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et tegelikult muidugi saavad mehed abi alati küsida, aga jah, nende jaoks on stigma oluliselt suurem. Nii et nende nagu hulk, tavalistes riikides, kus ei ole nii stigmatiseeritud meeste abi palumine, on see olnud ikkagi, et umbes 10% pöörduvad.
ja meie tugikeskusesse on tulnud paar nädalat tagasi, helistasime, suhtlesime päris pikalt, käis nõustamisel mees ohver, nii et aga ohvriabitelefonile saavad kõik, et ja selleks tuleb lihtsalt samamoodi, neil on keerulisem tulla, aga olemas ta on. aitäh ja Andre? Kui mina võin unistada, siis ma ütleksin sotsioloogina, et mina unistan heast andmestikust, et meil oleks võimalik tõesti paremini vaadata sinna LSV sisse või perevägivalla sisse. Et me näeks, et kus see perevägivald on partnerite vahel, olgu need partnerid siis kas täna koos elavad või varem koos elanud, nii nagu direktiiv ka ütleb. Kas see on muude pereliikmete vahel, sest me teame ju tegelikult, et ka lapsed on vanemate vastu vägivaldsed ja ma pean silmas täiskasvanud lapsi eeskätt, kuigi võib-olla ka alaealised. Me teame, et õed-vennad, uued elukaaslased ja nii edasi, et neid suhteliike on väga erinevaid selle vägivalla sees, et meil oleks teadmine selles osas ja tegelikult mis puudutab seda andmete parandamist, Martin võib mind siin toetada, et me tegelikult koos Siseministeeriumiga oleme selle teema arutluse alla võtnud ja kui kiiresti need arengud toimuvad, ei oska praegu öelda, aga igal juhul suund on sellele, et need nii-öelda baasandmed, mis tekivad, oleksid sellised, et neid on võimalik analüüsida, et nad käiksid inimese ja tema looga kaasas erinevates etappides ja et see oleks analüüsitav, sest kõige olulisem on see info, mis tegelikult algselt nii-öelda kirja saab ja et see muutuks paremaks, et seda me koostöös teeme, et nii Siseministeerium, politsei, Justiits- ja Digiministeerium, ja meil on ka LSV ekspertrühm ministeeriumite ja asutuste vahel, kus samamoodi tegelikult sellist ennetuspoliitikat kavandatakse ja kord kuus inimesed kohtuvad, nii et tegelikult omavaheline infovahetus on väga hea ja selline ühine poliitika kujundamine on väga tõhus. Aitäh sulle praeguseks. Julgustan ka sind vastama küsimustele selles kuuaknas. Ja Martin, ka sul on paar juhtumi koosseisu ja siis üks konkreetne küsimus, et kui oskad, siis seal kuuaknas saab vastata. Aga nüüd annaksin hea meelega sõna Timole. Siin on palju peegeldada ja jällegi tänan sul. Ja aitäh, et selles mõttes, et ma arvan, et kõige eelkõnenejatega saab ainult nõus olla. Ja üritan siis oma sellise nagu vaate või mõtte nii-öelda kokku võtta nii-öelda 10 minuti sisse. Et loomulikult kõigepealt see, et meil tõesti on selline toetusrühm Riigikogus moodustatud ja hea meel on see, et tegelikult ma arvan, et see on üks kõige suurem toetusgrupp Riigikogus, mis võib-olla ka väljendab seda, et inimesed saavad sellest murest aru, et see on ka nii-öelda üle välja siis oluline Riigikogus. Ja kokkuvõttavaks, mida ma ka enda nii-öelda selliseks esmaseks nagu pean, ongi tegelikult see teadvustamine. Ma arvan ka teadvustamine selles osas, et siin on nagu väga palju muresid, jõuab ka siis lõpuks riigijuhtideni, et see, mida ka Pille siin välja on toonud, et MTÜ-de nii-öelda selline rahastusmudel on võib-olla väheke kipakene, mitte otse öeldes alarahastatud, aga nii nagu ka Pille ütles, et ega seda raha ei ole kuskil liialt palju, aga lihtsalt see teadvustamine, ma arvan, et paneb selle fookuse ka sinna ja võib-olla need asjad nagu muutuvad. Siis minu meelest on üldse täna nagu ühiskonnas, kui me vaatame, ma ise olen 10 aastat politsei taustaga ja natuke seda maailma näinud ka teisel pool lauda, et kõik selline vägivald, mida me nagu oleme näinud võib-olla 10-15 aastat tagasi, kas või tänaval või sellised väga mitmeid korduvaid vargusi, see on kõik tegelikult nagu ära kadunud. Et meie ühiskonnana oleme väga muutunud ja see tegelikult on kolinud nii majanduskuritegude osas tegelikult niisugune valgekraenduse juurde ja nüüd me tegelikult oleme ka
sellise lähisuhtevägivalla juures, kus me tegelikult ei näe seda. Me tegelikult ei tunneta võib-olla seda nagu päris tõsiduse astet. Ma näen seda, kuidas tegelikult politsei murrab pead ausalt öeldes, kui nii-öelda sündmuskohale minnes. Ma ise olin patrullis tegelikult kaasas ja nägin tegelikult seda muret nagu politsei peas, kui me tõesti sõitsime lähisuhtevägivalla sündmuskohale, et kuidas seda lahendada, kas see nüüd oli päris täpselt nii, kas see oli naapidi. Nad ei võtnud seda kuidagi nagu kergekäeliselt, aga ma nägin seda, kui keeruline on see kohapealne nagu lahendus nagu leida selle asjale. Ja noh, pahatihti võib-olla ongi see, et keegi võib-olla visatakse nagu uksest välja selleks, et see nii-öelda eskaleerumine nagu ära hoida. Aga järgmine etapp, mis sellega nagu edasi saab, et selle nagu ka puudub. Ja noh, üldse ei süüdista siin ühte ega teistpidi, vaid ma nägin, et see on nagu päris nagu probleem. Ehk et see teadvustamine ja see kuritegu kui selline on hästi nii-öelda maskeerunud, nii nagu on nagu eelnevalt siin rääkinud, nii vaimne vägivald, tegelikult ka minu teadvusse, mis on ka tulnud, on selline digivägivald ja ma ei räägi siin küberist, vaid digivägivald, mis on erinevate nii-öelda selliste juhtumitega nagu välja tulnud. Minu jaoks on täiesti nagu noh, kui sellist juhtumit ma kuulsin, siis ma ei suutnud seda uskuda, aga inimesed on leidlikud. Ehk et ka nii-öelda nende sellise vägivalla nii-öelda toimepanijad on väga leidlikud, kuidas tegelikult seda inimese vaimset nagu tervist nagu rikkuda. Ehk et see on nagu tõsine nagu mure, on vaimne vägivald. Teadvustamine, vaimne vägivald. Siis kolmandaks tooksin välja, on minu meelest see infovahetus. Siin küll mainiti seda, et info nii-öelda erinevate organisatsioonide vahel liigub hästi, aga jällegi politsei siis sellise vägivalla vastu võitlemise nagu töögrupis nagu ise viibides, siis ma ütlen, et tegelikult ei ole päris hästi koordineeritud. Need on ka tulnud erinevate juhtumite juures nagu välja. Ja pahatihti olemegi sellise nii-öelda andmekaitse nii-öelda paragrahvi taga ja siin on nagu hea peituda, et me ei saa neid mingisuguseid andmeid väljastada, sellepärast et minu meelest kui on mingisugune nii-öelda kuritegu toime pannud või tegeletakse järelevalvega, siis kindlasti ei peagi küsima, kas sul on 1 neer või 2 neeru, vaid see, et kas inimene käib järelevalves või mitte. Ehk et see peab olema inimestele kättesaadav, kes sellise nagu juhtumitega tegeleb. Et minu meelest on see nagu päris probleem, et meil jätkuvalt on tegelikult organisatsioonid, kes ei saa nagu 100% nii järelevalvega tegeleda või nii-öelda infot kätte, mis on nende nagu menetlemiseks vajalik. Et ma arvan, et see on koht, mis nagu annab parandada. Ja veel siia nii-öelda korraks algusesse tulles, siis tegelikult ma ise endale ühe märke panin, et nii kui see nagu töögrupp sai moodustatud, siis tegelikult, vabandust kõigi ees, kui ma nagu olen kuidagi robustne, siis isastele tundus see, et see on nagu mingisugune pseudoprobleem. Et miks te ei räägi nagu meestest? Aga lähisuhtevägivald räägib kõikidest inimestest, kes seda kogevad. Ehk et see on jälle see teadvustamise küsimus, et mida siin üldse nagu kõnetatakse, aga millegipärast sellised mehisemad Riigikogu liikmed arvasid, et see on pseudoprobleem ja sellega ei peaks nagu üldse tegelema. Et jällegi tuleme selle nii-öelda teadvustamise juurde tagasi, et ka seal tuleb tööd teha. Nii, siis mulle väga sümpatiseerib see, et mida Taavi Linnamäe ütles, et tegelikult tehakse väga palju selliseid koolitusi koos tööandjatega, et ma arvan, et väga suured nii-öelda ettevõtted on aru saanud, et see on mure ja parem tegeleda sellega kohe, kui siis see, et võib-olla tõesti kaotatakse üks hea töötaja. Et täna on nagu tööandjad aru saanud sellest ja au ja kiitus sellega, et sellega nagu tegeletakse. Kas kuritegevus väheneb selles osas? Ma arvan mitte.
siin on ka politseil kindlasti oma statistikat, palju tegelikult selline korduvus on sellel asjal juures. Pigem ma arvan, et see on nagu suurem number selliselt proportsionaalselt ja kindlasti on neid inimesi, kes tegelikult võib-olla ei pöördugi enam, sellepärast et jällegi on jäänud katki see menetlus, on jäänud tulemata see tulemus nii-öelda ohvri mõttes. Ehk et jällegi ei süüdista ühtegi osapoolt, aga kuskil on see lõtk sees, et ei saa millegipärast siis kas seda edasi menetleda või tõesti äkki siis võetakse kuidagi kergekäeliselt, jällegi mitte nagu sisusse minnes. Ja just, et need on sellised minu jaoks mingisugused olulised punktid, mitte nagu hästi nagu laiali valguda, et siin probleeme on kindlasti hästi palju. Et minu jaoks on see teadvustamine, vaimne vägivald ja infovahetus on need nagu põhipunktid. Teadvustamine tagab ka nii-öelda riigijuhtide nii-öelda sellise suurema info, millises seisus tegelikult see valdkond on, siis võib-olla saab ka tegelikult Pille sellele vastuse. Et ise külastasin Pärnu tugikeskust, sellised lihtsad tingimused, aga suurepärane töö, mis seal nagu taga on, selles mõttes, et naised teevad seal nagu pigistavad kivist nagu vee välja ja selles mõttes, et jällegi nagu müts maha ja tegelikult on ja ohver saab sellest nagu ka kasu. Kas toimepanija ja temaga nagu tegeletakse, ma arvan, et siin on nagu kogemustega inimesed, kas saavad öelda, et kas see nagu väärib küünlalt või mitte, aga mingisugust tähelepanu peab kindlasti sinna pöörama. Toon lihtsalt jälle ühe elulise näite. Lähisuhte vägivald, mees viiakse kainenema. Viiakse kainenema ära, nii-öelda algul oli oht, pannakse kainenema ära, oht on möödas, hommikul temaga keegi ei vestle. Kõik. Kuigi võis olla seal vägivald, kõik asjad, aga riigi jaoks oli oht möödas, kui mees peaks kainenema, hommikul ta tõuseb sealt püsti ja läheb ilusti võtt koju tagasi. Oht on möödas ja seal nagu temaga isegi elementaarset miinimum vestlust ei pea, et kas see oli nagu normaalne tegu, võib-olla inimene suudetakse tagasi tuua sellise normaalsuse juurde, et annaks jumal, et see nagu juhtuks. Aga läbi praktika nii-öelda, nii palju, kui ma olen nüüd käinud ja ise kogenud ja inimesi kuulanud, siis on sellised läbi praktika väga võimalik nagu see mure nagu siis välja tuua ja ka politsei ütleb, et tõesti tegelikult on see nagu sõna otseses mõttes jama. Aga kuidas seda lahendada, nüüd on nii-öelda praktikute koht, kuidas seda nagu päriselt siis nagu kokku pakkida, et võib-olla see hetk on nagu õige, kui inimene sealt arestimajast, ütleme, et see on üldjuhul, ma kuidagi üle välja ei tõmba, aga üldjuhul ta tõuseb sealt kainenemast, et kas siis keegi läheb ja temaga vestleb, on seal mingisugust järelevalvet või mis iganes saab veel teha. Aga lõpetuseks Riigikogus on meil viibimiskeeld menetluses, see siis ka nii-öelda ajaliselt pikeneb. Mis oli ka minu mure alguses oli see, et seal ei olnud seest sellist karistust, ehk et kui viibimiskeeldu siis rikub keegi, et mis siis juhtub. See oli praegu nii-öelda auk oli sinna jäetud. Aga ma olen aru saanud, et kas sellega nagu tegeletakse ja miks ta tegelikult on oluline, et tahame või taha sellel nagu teo toimepanijal peab mingi märk olema pärast küljes. Et ta on selle nagu tegelikult nagu selle vastu nagu rikkunud, siis kaob see tegelikult tema see anonüümsus sealt tagant ära. Et ma arvan, et see on nii mitmete inimestega ka rääkides on see hästi oluline ja seda nagu tegelikult ka siis toimepanija kardab. Et see on minu poolt niisugune natuke praktika ja teooriat. Suurepärane. Timo, üks lihtne küsimus, ma eeldan, et see on lihtne küsimus, et sa natuke puudutasid, aga kuulajatelt on küsimus, et teadaolevalt soodustab alkohol lähisuhte vägivalda.
kas Riigikogu LSV toetusrühm tegeleb selle alkoholipoliitikaga. Ma laiendaks nii palju, et räägi selle toetusrühma tegemistest praktikas. Sa mingid kilde mainisid, aga võib-olla sa laiendad veel. Noh, üldjuhul on sellised toetusrühmad, noh, läbisegi neid on hästi palju. Kes kuidas seda täpselt korraldab, see on nagu toetusrühma enda nagu tegemised, on ju. Esmalt on nagu toetusrühm see, et täpselt seda teadvustamist nagu esile tuua ka Riigikogus, et see on nagu probleem, millega nagu tegeletakse. Siis me nagu esimesed koosolekud, kui me omavahel kokku saime, siis me panime mingisugused pidepunktid nagu maha, mida me päriselt praktiliselt ära saame teha. Et noh, me võime siin koosolekuid teha sadades tükkides ja aega viita, aga mida saab täna Riigikogu liige, ametnikud, ministeeriumid praktiliselt ära teha. Ja sealt me nagu tegelikult läksimegi see, et esimene asi, mis nagu lauda nagu tuli, me arutasime selle läbi, viibimiskeeld. Noh, oli vastaseid, oli pooldajaid, täna on nagu pooldajaid rohkem kui vastaseid ja ma arvan, et ühiskonnas ei ole nagu sellist konflikti, sest miks ta nagu pikeneks. Et ma arvan, et see praktikas loksub ka paika ja kedagi nagu otseselt siin kuskile kaugele ei saadeta, vaid see on nagu päris nagu praktiline asi. Siis tegelikult nagu infovahetus. No väga nagu lihtne asi, mida ma ei ütle, et lihtne asi, aga ütleme, et praktiline asi, mida saab riigi tasandil nagu muuta. Et see ei ole selleks, et minul oleks vaja kellegi isikukoodi teada, vaid tegelikult ametkonnad saavad omad asjad nagu aetud. Ja see peab olema nagu tehtav. Siin on kindlasti jälle see, et riik nuhib, riik jälgib, kõik need loosungid tulevad sinna taha. Ja ma arvan, et üks kõige raskem nagu asi, mis on nagu praktikas, on vaimne vägivald kuidagi kriminaliseerimine. Et see on kindlasti nagu järgmine samm, aga kuidas seda teha, siin on nagu sukene, ma arvan, et see on pikem tee, et kui me siin osade härrade pärast peame arutama, kas Istanbuli konventsioonist lahkuda, siis te saate aru, kus me nagu tegelikult ühiskonna nagu oleme. Et see on sukene, vahest on nagu Riigikogus ikka kolgata tee niimoodi, et teed küll õiget asja, aga vastaseid on millegi pärast hästi palju. Ma ei tea, kas ma vastasin õige. Hästi. Mu küsimus tegelikult teine, mis ma arvasin, et on keerulisem, ongi see, et mis on poliitiliselt või siis institutsionaalselt sellised kõige raskemini teostatavad muutused lähisuhtevägivalla poliitikates. Kas ma saan aru, et see on siis vaimse vägivalla kriminaliseerimine? Ma arvan, ega ma ei ole jurist ja siin kuidagi ei pane ennast sellest osast, et oskan seda nagu täpselt nagu kuidagi sõnastada, aga millegipärast ma arvan, et see on andmekaitseseadus hoopis. Minu meelest on see kuidagi nagu põhiseaduseks meile saadud selles mõttes, et jah, ma arvan, et need 2 tükki on kindlasti. Aitäh sulle. Nüüd ma hakkan küsimusi õhku viskama rohkem. Et kuuleme siin nendest andmeprobleemidest küll, aga et kui poliitik, kui tema peab siin tegema otsuseid nähtuse kohta, mida me mõõdame tegelikult ju ainult osaliselt, siis kuidas me väldime seda olukorda, et poliitika reageerib rohkem, ma ei tea, andmesüsteemi muutusele kui tegelikule ühiskondlikule muutusele, normide muutusele? Taavi, see pole mu sõna saanud. Korda palun küsimus korraks. Ja, et kui me teeme täna otsuseid tegelikult nähtuse kohta, et mida me mõõdame osaliselt, siis kuidas me väldime olukorda, et need poliitikad reageeriks rohkem andmesüsteemi muutusele kui tegelikule muutusele, et kuidas teha otsuseid poolikute andmete pealt, kuidas käia kaasas sotsiaalsete arengutega? Ega mul ei ole ju siin selles mõttes väga head ja lihtsat vastust, aga siin ei ole ju küsimus nagu, et 1 ja 0, et see ei ole nagu, me ei räägi ühest komplekssest, et lahendame nüüd lähisuhtevägivalla probleemi ja kas meil on kõik andmed selle jaoks ei ole, et täna tegelevad sellega erinevad ministeeriumid, siin on nii palju töölõike, et väga suure osaga me saame tegeleda ja ega siin ongi ju step by step, et kui me räägime sellest, et me hakkame ühiskonnas, ma ei tea, pidama seda diskussiooni, et kuidas tegeleda nende inimestega, kes vägivald toime panevad näiteks, et siin ma arvan, et seda hetke ju ei tekigi, kus meil on et nüüd on see hetk, kus meil on kõik andmed olemas ja nüüd hakkame sellega tegelema, et nii nagu ikka, ega me ju samamoodi timmime
pidevalt kõiki muid enda poliitikaid nende teadmiste ja andmete pealt, mis meil nagu olemas on. et ega mul nagu muud vastust siin ei ole, lihtsalt täna on meil minu arust olemas juba piisavalt andmeid mingite asjade jaoks, millega me veel ei tegele ja siin saab juba hakata tegelikult toimetama, siin neid mõtteid on arutelu käigus läbi käinud juba ridamisi. Tõepoolest, aitäh. Vaataks natuke tulevikku ka, et hästi palju on räägitud sellest vanosfäärist ja noortemeeste radikaliseerumistest. Et kui palju võivad sellised väärtuse muutused, nooremate põlvkondade suhte normide muutused vähendada, muuta, suurendada lähisuhtevägivalla levikut või neid vorme lähitulevikus siis? Taavi, sul on vist juba käsi püsti või? Ja, ei, ma võin siin seda teemat, selle teema lõputult rääkida, et mis puudutab seda nii-öelda manosfääri ja misogüünseid hoiakuid, et kui ma esimest korda ka rohkem süvitsi sellesse lähisuhtevägivalla temaatikasse sisenema hakkasin, et sellega tegeleda ja seda infot koguma. Ja siin küsimuste Q&A voorus käis ka kuskil, siin oli välja toodud, et need on selle põlvkonna inimesed tulevad kuskilt ja järgmine põlvkond justkui nagu, või oli seal nagu ootus või on olnud see ootus, et järgmine põlvkond tuleb peale nagu parem ja oskab paremini kuidagi hakkama saada, siis paraku mul ei ole nagu väga suurt põhjust seda uskuda. Kui me vaatame seda, kuidas on noorte, eriti noorte meeste hoiakud, me räägime siin 16-aastastest näiteks, eks ju, ajas muutunud tagurlikumaks, kuidas on muutunud nii-öelda võib-olla vastassugupooles suhtumine pigem nagu selliseks arhailisemaks ja ma ei tea, mis õige sõna see ongi. Et ühesõnaga, et sealt ei tule tegelikult peale seda usku, et noorem põlvkond ise kuidagi automaatselt on, ma ei tea, oskab teistmoodi, oskab paremini, oskab oma suhteid paremini luua, oskab suhteid paremini hoida. Ja selle kõigega tuleb ka tegeleda. President Kaljulaidi fond mingite asjadega tegeleb, meil on siin tervete suhete programm käivitumas ja nii edasi. Aga iseenesest on see päris muret tekitav, mis sellest kaasaegsest inforuumist, kus infotsükkel järjest kiireneb, kus algoritmid taas toodavad sind nendesse, järjest rohkem lukustavad sind nendesse infomullidesse, kus ongi siis need manosfääri teemad, see, kuidas nähakse mehelikust, naiselikust, meeste rolli, naiste rolli, kõike seda maailma. Et seal pigem on rohkem probleeme kui mingisuguseid iseenesest juhtuvaid häid lahendusi, mis lahendavad ära meie tuleviku probleemid või vähendavad seda vägivalda kuidagi nii-öelda poolautomaatselt, et paraku andmed seda ei näita. Martin, kas see noorte meeste vaadete muutumine on kuidagi jõudnud ka politsei igapäevatöösse või praktikasse, et kas seda on juba näha? Ütleme nii, et siin ei ole tegemist ainult siis lähisuhtevägivallaga, vaid see on niisugune üldine vägivald on ja üldised hoiakud, et need samamoodi käivad läbi nii meedias kui sotsiaalmeediast, mis suurel osal toetab seda levikut omakorda on ju, et see info levib rohkem, need hoiakud levivad läbi selle, neid jagatakse rohkem. Ja seda vastutegevust on palju keerulisem teha ja meil ei olegi justkui selliseid tööriistu või siis mõjutusvahendeid, millega seda nagu takistada. Et see on üks suur väljakutse. Kuidas te seda väljakutset adresseerite? See on nüüd küsimus, et kes sellega üldse peaks tegelema esiteks, on ju. Et kui me räägime ikkagi üldisest pildist, siis politsei jälle teeb oma asja nii hästi kui saab. Aga see, mis on niisugune laivmaade, maailmavaade, et seal on vaja ikkagi koostööd ja valdkondade üles sekkumist. Timo, soovid jätkata? Ja ma tahtsin lihtsalt kommenteerida noorte sihukest radikaliseerumist, et loomulikult see on näha ju. Täna on poliitikas olemas. Kahjuks on see heade mõtete linnas Tartus. Et tegelikult võime siin nagu naerda või nutta, aga see on nagu reaalsus. Et kas ta tuleb või ei tule, see on olemas. Ja kahjuks on sellisel tüübil, vabandust, ma ei hakka nime nagu välja ütlemata, aga vaatajaskond on lai ja kõik plaksutavad kaasa. Võib-olla olen mina juba nii vanaks saanud, et ei oska sellele asjale nagu aplausi nagu taha panna. Minu meelest see ei ole normaalne ja see ainult tekitab sellist, et nii-öelda vägivalda tolereerivad seltskonda. Ja samamoodi siia juurde poliitikud, kes näitavad nagu oma relvasi nagu kuskil jutusaadetes, siis see, et ta on kuidagi relva käitlemisest seadust nagu rikkunud, see on nagu üks asi.
aga sellega nagu eputamine saatejuhtide nina all, siis minu meelest on see minule kui endisele politseinikule täiesti vastuvõetamatu. Aitäh teile. Siis üks, mis ma sooviksin veel puudutada, on usaldusküsimus. Me saame püstitada hüpotees, et kui inimesed otsivad ikkagi väljaspoolt politseid järjest rohkem abi, olgu see tugikeskustest, muudest mitteametlikest kanalitest. Kas see näitab, et süsteem läheb lihtsalt mitmekesisemaks või on see usaldusprobleem tegelikult riigi institutsioonide suhtes, just lähisuhtevägivalla küsimuses? ma võin kommenteerides, et ma ei usu, et see on usaldusprobleem, sest et tegelikult ka meie rahulolu-uuringud näitavad, et politsei poole julgetakse pöörduda rohkem ja samuti ka lähisuhtevägivalla teemadel ollakse valmis rohkem teavitama politseid. Et tegelikult see justkui ei ole probleem. Hästi, see on politsei, aga näiteks õigussüsteem, ma ei tea, Andra, on sul mingid tunnetust selles osas? Kas me usaldame õigussüsteemi lähisuhtevägivalla olukorras? Või on see näiteks vahend üldse toimepanijale? Õigussüsteem kasutab institutsioone ära vägivallatsemiseks. No see on üsna keeruline küsimus, et ma loodan, et teie uuring heidab sellele ka rohkem valgust, et kahtlemata vägivald, omavahelised suhted, tsiviilkohus, et neid märksõnu koos kohtab ja eks kohtud oskavad seda ilmselt võib-olla paremini avadagi. Aga sellist süsteemide ärakasutamist võib kindlasti ju olla ja neist on ju ka juttu olnud. Et ma olen siinkohal, mõtlengi Martiniga nõus, et tegelikult on oluline nagu valdkondade üleselt neid teemasid arutada ja neile lahendusi otsida, et see oleks tõhusam. Ja mis puudutabki seda, et millise info pinnalt milliseid otsuseid teha, et poliitika kujundamisel ega me ei saagi lähtuda ainult kas mingitest registriandmetest või ka kohtustatistikast, et tegelikult me ju alati vaatame kõrvale ka neid uuringuid, mis on ühiskonnas tehtud, mis on värskemad uuringud ja me paneme selle info kokku, et see on täiesti selge, et see selline tervik tuleb mosaiigist. Taavi, Ville, teie ei ole riigisektoris, soovite vastanduda, toetada? Ei, vastandumise pärast ei soovi, lihtsalt kaks kiiret repliiki siia, et ühelt poolt ma olen nagu väga nõus sellele, Martin viitas, et politsei usaldusväärsus on kõrge ja politsei teenusega ollakse rahul või politseid usaldatakse, eks ju. Aga siiski millegipärast see pöördumiste arv aasta-aastalt väheneb. Et see on tegelikult see tuum, mida me täna siin ju arutame. Et me peame nagu aru saama siis, et kui see usaldus on nii kõrge, usaldus ei ole muutunud ja ma ei kahtle, et ma arvan, politsei ongi nagu väga usaldusväärne, eks ju, aga miks siis inimesed samal ajal, kui nad on järjest rohkem teadlikud, sinna ei pöördu. Aga, või pöörduvad vähem, ütleme siis, mitte ei pöördu, on vale öelda, arvestades, et 10 000 korda aastas pöördutakse. Ja teine pool, mis puutub õigussüsteemi, siis kindlasti siin on väga palju arenguruumi meil ühiskonnana. Et meil on head praktikaid ju tegelikult, kus meil on näiteks prokuratuuris on olemas spetsialiseerunud prokurörid, kes selle teemaga tegelevad. Ja ma arvan, et kohtusüsteem on selles osas päris paar sammu maas veel. Et kohtuvõim on muidugi sõltumatu ja neile ette kirjutada on keeruline, kuidas õigust mõistma peab, aga meie kogemus, kui me selle sektoris või ka nende ohvritega kokku puutume, et hästi otse öeldes või natuke neutreerides, aga siiski väga tihti juba sel hetkel, kui kohtunik määratakse, on teada, kas seal on traumateadlik lähenemine ja menetlus üldse võimalik või ei ole. Et paraku ma olen see kanaarilind, kes seda peab siin praegu välja ütlema. Ja ma arvan, et ruumi mõelda ka seda, kuidas üldse see menetlus peaks meil olema korraldatud, et kus tegelikult kohtumenetluse käigus ka, isegi kui see kõik jõuab sinnamaani, kui mõtleme, kui palju kordi peab see ohver ennast ületama, et üldse jõuda sinna, et see kuskilt jõuab kohtumenetlusse, siis ka selle menetluse käigus täna, eks ju, on ju tegelikult vastaspoole ainus eesmärk. Tegelikult see ohver nagu kohtus selle
igakordse kuulamise ja küsitlemise ajal lihtsalt katki teha, nii et lihtsalt keegi enam ei taha selle teemaga uuesti tegelema hakata. Et noh, ma arvan, et seal on nagu ruumi, võib-olla peaks mõtlema kuidagi sarnaselt näiteks, ma ei tea, väärkoheldud lastele, keda ei kuulata uuesti tingimata kohtus üle või mingisuguseid muid selliseid mehhanisme, et tegelikult meie nii-öelda nendesse faasidesse, kus juba tegeletakse selle õiguse mõistmisega, ma arvan, et seal on arenguruumi üksjagu. Pille, sulle ka sõna. Jaa, Taaviga on nõus. Las ma mõtlen, kus ma nüüd olen. Politseisse ei pöörduta või pöördumiste arv väheneb. See ei pruugi ju, tal ei pruugi põhjuslikku seost olla sellega, et kas tavaline inimene usaldab või ei usalda politseid. See, kes ei jäta pöördumata politseisse vägivalla ohvrina, lihtsalt teab, et politseil ei ole võimekust teda aidata. Mis asja ma siis kutsun teda välja, eriti teades, et peale seda, kui tema läheb ära, on minul olukord oluliselt keerulisem. Et isegi kui me räägime viibimiskeelust, siis täna ju ka politsei võib kirjutada küll selle 12 tundi viibimiskeeldu, aga kes ja kas päriselt jälgib, et seda näiteks täidetakse või siis mis juhtub siis, kui seda rikutakse, eks ole, et seda nagu turvalisust ei ole. Et ühesõnaga ohvritel on turvalisem mitte pöörduda teatud mõttes vähemalt ametlikesse või politsei poole. Me ise alati kõiki julgustame, et suhelge palun ohvriabiga, suhelge palun naiste tugikeskusega. Et selles mõttes sealt ja jah, kohus on, ütleme niimoodi, et tahtes olla äärmiselt objektiivne, ollakse tegelikult subjektiivne. Ja nii lihtsalt on. Ja selle üle tuleb arutada. Meil on olnud kohtunikega väga häid jutuajamisi. Nii nagu meil on ka väga häid prokuröre, kellega me saame arutada ja vaielda ja aeg-ajalt tülitseda. Aga reaalsus on see, et jah, kui ma lähen tsiviilkohtusse, siis minu asjadega ei arvestata. Ja see on juba, et isegi kui ütleme, et alati võib öelda, et lähisuhtevägivald ei ole tõendatud, aga kui mul on parasjagu kriminaalasi juba kohtus pooleli, tähendab, et prokurör on saanud viia sinnamaani, et seal on materjal olemas, siis miks seda ei arvestata? Näiteks, et kõik need asjad ja jällegi, kellelgi ei ole aega, kõigil on ressursipuudus, aga koolitame palun endid. Ja jah, ma lisasin siia ka selle ühe kodulehe, et meil värskelt on saanud valmis esmareageerijatele üks uus koolitusmaterjal, mida ma väga soovitan vaadata ja meie ise, nii president Kaljulaidi fond, kui meie oleme valmis alati tulema ja rääkima sellest, mis tegelikult teisel pool toimub siis, kui ma ei tee koostööd ohvrina. Miks ma ei tee koostööd ohvrina? Suur tänu. Mul on viimane selline tulevikku vaatav küsimus. Et kui nüüd vaadata seda lähisuhtevägivalda jällegi 10-15 aastat tulevikku, mis on see kõige suurem tegur, mis muudab lähisuhtevägivalda? Kas see on muutuste allikas, kas see on ühiskondlikud normid, millest me siin rääkisime, kas need on riigi institutsioonide toimimine, kas see on tehnoloogia, kas see on punkt. Mis see on? Siin ma tahaks ka võib-olla kõigi teie vaateid kuulda. Meil on siin viimane küsimus. Timo, sa panid kaamera käima. Ja, ma arvan, et kõik see, mis ette lugesid, aga ühte ei saa välistada teisest. Et ma arvan, et kõik komponendid on siin nagu hästi vajalikud. Et riigi seadused lihtsalt muutes ja neid mitte jälgides ei saavuta mitte midagi. Ilma teadvustamata ei saavuta mitte midagi. Tehnoloogia on kindlasti väga oluline siin selle juures, et ma arvan, et kõik on väga olulised. Kes soovib Taavi? Jah, ega ongi nii, aga ma arvan, et hoiakud on ikkagi see peamine asi, et me peame ühiskonnana ise nagu olema küpsemad ja teadlikumad selle probleemiga tegelema. Need hoiakud peavad ühiskonnas muutuma, need ei muutu iseenesest. Nende hoiakute kujundamiseks ongi vajalikud kõik need asjad, mida siin inimesed nagu mainisid. Et seadusruumi, ka avalikku eestvedamist tuleb teha, teavitada tuleb. Üks asi võib-olla veel, et tuleb ka julgelt ja ausalt
eks ju, vaadata kõigil meil teinekord ka peeglisse, et mida me teeme ja kuidas me teeme, kas me saame midagi paremini teha, kas kuskil on kitsaskohad, me peame nendest ka rääkima ja siis on võimalik teha paremini ja teha rohkem kogu ühiskonnana. sulle, Andra? ja ma arvan ka, et see on ikkagi mosaiik ja väga eelkõnelejatega nõus. Võib-olla ma lisaks siia noorte vaate, et kui me mõtleme ka viimasele inimarengu aruandele ja sellele, mis sealt välja tuli, siis noh, piirid on ammu kaardi peal ainult, eks ole, et see, mis kuskil mujal maailmas toimub, see mõjutab ka meid. Ja küsimus on selles, et millega meie lapsed ja noored tegelikult tegelevad oma vabal ajal ja kui palju neil on sellist ka mõtestatud või ka juhendatud või toetatud tegevust, et see, et lastele ja noortele oleks huviharidus kättesaadav, ma arvan, et see on üks teema, millele tuleb jätkuvalt ja rohkem tähelepanu pöörata. Martin, kas sul on mingid nüanssi lisada? Ja, et nagu ikka, kõik need eelmised asjad on olulised, kuid hoolimata sellest, millised vägivallaliigid tulevikus on, kuidas see muutub, millised vahendid tulevad, sellel sisuliselt ei ole vahet. Me peame panema fookuse vägivalla toimepanijale, sest kui temaga ei tegeleta, siis kasutatakse kõiki neid uusi vahendeid, mis iganes asju, mis võimalusi tekivad. Et see fookus peab minema sinna, me peame rohkem tegelema, et murda seda mustrit, et ei tuleks uues põlvkonnas neid toimepanijaid ja ohvreid juurde. Et see on see nõrgem koht meil praegu. Aitäh. Vist ei teagi rohkemat kui jah, vägivaldur teab 10 aasta pärast, et kui tema midagi sellist teeb, siis ta selle eest ka vastutab. See on, ma arvan, kõige suurem. See annab väga olulise suuna paremaks muutumisele. Väga hea. Ma arvan, et ma ei tee rohkem küsimusi. Meie seminari aeg on lõppemas 8 minuti pärast. Kes ei rõõmustaks, kui ta saab mõni minut varem ära õhtusse. Täna ei kõlama meil mitu mõtet. Üks on siis toimepanijate perspektiivi tõstatamine. Mul on hea meel, et seda tehti. Mul on hea meel, et te näete seda kõik ka tulevikus keskse teemana, et kui meid pööravad tähelepanu toimepanijatele, siis me lihtsalt kogu seda mosaiki kokku ei pane. Ja pusle, kus on augud, ei ole hea pusle. See, kas nüüd muutuvad vägivalla vormid, abiotsimise teekonnad, institutsionaalne roll, no see on ka tegelikult tõepoolest küsimused, millele me arenguseires ka juba see aasta vastuseid otsime. Millised mustrid muutuvad, millised jäävad püsima ja loomulikult andmed. Tänane seminar on selles mõttes ka vaheetapp, et ta ei ole algus, ta ei ole kindlasti lõpp-punkt, aga ta on vaheetapp. Aitäh kõigepealt meie esinejatele, Andra, Taavi, Pilla, Martin, Timo, tõesti suur tänu mõtlemise kogemuste jagamise eest, teie perspektiivide eest ja aitäh kõikidele kuulajatele küsimuste eest. Ilusat õhtut, olge turvaliselt.